Head vaatajad, olen hästi ametlik praegu, kuigi ei peaks olema, aga me hakkame vaikselt looma ühte sellist, ma ei oska öelda, kas sarja, ma ei tea, palju neid saateid tuleb, aga me hakkame rääkima piiblist. Ja see mõte tekkiski siin selle pandeemia ajal seoses sellega, et leerilapsed ei saanud kohal käia ja siis tundus, et äkki võiks neile mingeid materjale saata ja siis samas, kui sa tead, kui palju inimesed vaatavad YouTube'i kanalites olevaid asju, siis tekkiski mõte, et aga miks me piiblist peaksime tegema individuaalse saate seal, et kas mina räägin või siis mingeid materjale ja lugemisi saata, kui võiks mõne inimesega rääkida nendel olulistel teemadel, mis piiblit siis käsitlevad. Ja teen ennast natukene rumalaks ja hakkan natukene esitama võib-olla selliseid väga lihtsakoeliseid küsimusi, lootes, et saan ka vastused ja loomulikult ka siis teie ju saate nende oluliste teemade puhul vastused. Ja mul on väga tore inimene, kellega koos me hakkame piiblist rääkima ja ma arvan, et ta on üks selline inimene, kellele ei pea väga palju ka küsimusi ette andma, ma vähemasti ei ole talle andnud, kuid kes oskab ilmselt piiblist rääkida päris palju ja mul on hea meel ütelda sulle tere, Jaan Lahe. Tere. No nii, sa võtsid selle hästi hea meelega vastu selle kutse, et tulla piiblist rääkima. Ma mäletan sulle üks tingimus, sa küsisid, et kas seda tohib ka väljaspool Kaarli kogudust levitada ja ma ütlesin, et loomulikult, et me ei tee seda nagu selle maja tarbes, vaid kõik need, kes on huvitatud, saavad seda teha. Ja me hakkame sinuga siis piiblist rääkima. Sa oled valmis? Olen valmis. Igasugusele küsimusele vastama? Jaa. Väga hea. Mul on hästi lihtne küsimus. Miks üldse piibel on oluline? On ju lihtne küsimus. See on sama hea küsimus nagu küsimus elu mõttest, et mis on elu mõte? Jah, aga minul on ka lihtne vastus sellele ja vastus on see, et kuna piibel on kristliku õpetuse aluseks ja me oleme kristlik kirik, siis on oluline see, et me tunneksime oma õpetuse aluseid. Kas piibel võiks olla ka näiteks inimesele oluline, kes ei ole kristlane, kes ei tunne üldse kirikuga mingit seost? Kas tal on vaieldamatult sellepärast, et ta on, nagu paljud on öelnud, inimkonna raamat, tema mõju kogu maailma kultuurile, mitte ainult Euroopa kultuurile on nii suur, vaatame seda siis kas filosoofias või kirjanduses või kunstis või muusikas, nii et piibli tundmine peaks tegelikult olema iga haritud inimese nii-öelda õppekavas sees. Mis seal mul praegu tekkis selline tunne, et aga mis seal näiteks võiks olla selline asi, mida nagu piibli puhul, et tervikuna, aga kas on midagi erilist, millele võiks eriliselt tähelepanu pöörata? Piiblit on nimetatud ajalooraamatuks, eks ole, ja siis on teda luuleraamatuks nimetatud, et seal on väga palju erinevaid žanreid nii-öelda selles piibliraamatus, see on tõsi, aga kuna mis seal võiks olla selline, et näiteks võtaks kaasa? No kuna meie inimeste teadmised piiblist on ikkagi suhteliselt tagasihoidlikud, pehmet öeldes, siis ilmselt me peame rääkima väga erinevatest asjadest siin. Et me ei saa tuua välja ühte asja, vaid peame niimoodi võimalikult erinevatest vaatenurkadest piiblit vaatama. Okei. No ehk me jõuame nendest rääkida, aga ma tulen siis selle kristluse juurde tagasi ja me teame, et piibli sõna kui selline, et kust kohast see sõna tuleb, sest näiteks soomlastel on ju hoopis raamatu, ehk siis kui me tahaksime otseselt tõlkida eestlastele, me tunduks, et see on lihtsalt üks raamat, kuigi soomlaste ja soome keeles on see raamatu on piibli kohta, aga raamat on kirja, ehk siis et need erinevad nimetused, kust see eestikeelne piibli sõna tuleb, miks ta on piibel, miks ta ei ole, ma ei tea, Paabel. Ei, näiteks see raamat Jumalast. Jah, no tuleb ta kreeka keelest ja kreeka keeles on siis selline sõna nagu ta piiblia, mis tähendab sõna-sõnalt raamatukesed, see on diminutiivi mitmuse vorm. Ja meile on ta tulnud siis tõenäoliselt saksa keele vahendusel, kus ta on piibel, aga saksa keelde on ta omakorda tulnud ladina keelest, nii et ta on läbi mitme keele meieni jõudnud ja sarnasel kujul on ta ju väga paljudes keeltes ka olemas, et hea küll, soome keeles on raamatu, aga näiteks inglise, saksa keeles on ta ikkagi küllaltki äratuntavalt sama, mis meil. Bible, piibel.
Et selles mõttes, et tal ei ole nagu ütleme Eesti selline konkreetne asi, vaid ta on ikkagi natukene midagi jah, ta on rahvusvaheline nimetus ja väga paljudes keeltes leiab ta alla siis sarnaseid kujusid. No piibli kohta öeldakse, et ta on Jumala sõna ka, eks ole, meil on ta hästi sellises kasutuses, et noh, jällegi selline naiivne küsimus, et kas siis Jumal on selle piibli kirjutanud? Et kuidas ta nüüd siis Jumala sõna on, et kas Jumal ütles ja keegi kirjutas üles või kuidas sellega on? No ongi nagu kaks erinevat vaatenurka piiblile, et me tõesti võime rääkida piiblist kui ajalooliste tekstide kogumikust, mis on pikka aja jooksul kujunenud, mille tundmiseks on vaja tunda vana Lähis-Ida kultuure, antiikmaailma. Aga kui me kirikus räägime piiblist, siis loomulikult me räägime temast ka niimoodi, aga eeskätt on kirikus oluline piibli usuline tähendus ja usuline tähendus on just nimelt see, et ta on Jumala ilmutus või noh, nagu sa ütled, Jumala sõna. Seda ei pea nüüd mõistma tõesti niimoodi, et on mingi inimkujuline Jumal, kes räägib inimese häälega ja siis mingisugused inimesed panevad kõik niimoodi kirja selle tagantjärgi. Vaid mõte siis on see, et piibli on kirja pannud ikkagi inimesed, aga inimesed, kes on saanud osa Jumala ilmutusest. Mil viisil see nendeni nõudnud, see on muidugi ise küsimus, aga me eeldame siis seda, et vaatamata kõigele sellele inimlikule ajaloolisele, mida piiblis väga palju on, leidub piiblis ikkagi ka Jumala oluline sõnum inimestele või sõnumid mitmuses ja nüüd oluline on see, et me neid taipaksime ja neist aru saaksime. Aga selleks, et sellest aru saada, on vaja muidugi tunda ka seda piibli inimlikku ajaloolist külge. Sest Jumala sõna on ikkagi inimese sõna kaudu antud edasi, see inimese sõna ei tähenda mitte ainult sõna otseses mõttes, vaid see sõna hõlmab ka, ütleme, tollast maailmapilti, kultuuri. Et see taust on selles mõttes ikka ääretult oluline taibata, et mis seal taustal nagu selles mõttes kõneleb, et seal tuleb arvestada nende nüansside. Mul tekkis lihtsalt vahepeal veel üks selline küsimus, et kas sellele on nagu mingisuguseid selliseid kinnitusi ka, et kus piiblis võib leida selliseid kohti või mingid sarnasusi, mille puhul saab öelda, et vot näed, et seal 1, 2, 3 inimesel on antud mingi sarnane ilmutus ja nad on need umbes sarnaselt nagu kirja pannud ja et need inimesed, et noh, piltlikult üks elab Ameerikas ja teine elab Eestis ja ometi neil on kuidagi tekkinud selline vaimu läbi inspiratsioon või kuidas siis ilmutus, eks ole, ja nad ongi selle nüüd nii-öelda ühtemoodi kirja pannud ja pärast pannakse tekstid kõrvuti ja öeldakse, ohoo. No see ei puuduta ikkagi niivõrd sõnastust, kuivõrd sisu, et võib küll öelda niimoodi, et kuigi piiblis on erinevaid arusaami Jumalast ja inimesest ja maailmast, siis seal on ikkagi küll sellised teatud teemad, mis nagu punase niidina lähevad läbi kogu piibli, nii Vana kui Uue Testamendi, ja milles võib rääkida ikkagi sellisest täiesti ilmselgest ühtsusest. Et selles mõttes me võime rääkida küll näiteks seal piibli maailmapildist või inimese pildist. Loomulikult üldistada mõnikord on raske, sellepärast et üksikasjades võivad olla isegi suured erinevused, aga teatud selline, ütleme siis, üldine sisu, mis läbib mõlemaid testamente ja mis ei sõltu sellest, mis ajastust või kihistusest mingi tekst on pärit, et see on kindlasti olemas. Me ei saaks muidu üldse rääkida ju piibli ühtsusest. See ühtsus ei põhine ainult sellel, et mingil ajal otsustati mingid raamatud panna kokku nii-öelda üheks teoseks, millel algselt mingit sidet ei olnud. Et need raamatutel on väga tugev sisemine side. See on hästi hea teema, mis sa tõid, mul endal seda küsimust ei olegi, et ma küsingi seda, et millal üldse see, meil on piibliraamat, eks ole, me võime piibliraamatu võtta, me teame, et seal on need raamatud kirjas või seal sees, aga me teame, et osades piiblites on sellised nagu apokriivad, eks ole, siis me teame, et on veel mingi kogus evangeeliumeid kuskil, mingisugust kirjandust, mida aeg-ajalt tuuakse sellise müütilise, müstilisena välja. Ja müstifikatsioone piibliga seoses on küll hästi palju ja eks sellele on ka kirjandus aidanud kaasa, näiteks on selline autor nagu Dan Brown, keda ilmselt tuntakse päris palju ja tema on ju oma Da Vinci koodis kirjutanud sellest, et algne Uus Testament oli mitu korda suurem kui praegune, mis koosneb 27 raamatust teatavasti, ja ka need raamatud olevat siis peidetud ära kiriku korraldusel ja praegu säilitatakse mingisugustes salajastes raamatukogudes. Vatikanis kuskil keldris, kuskil sügavikus. Just. Aga tegelikult on ju selge, et mida see autor sellega mõtleb, et ta mõtleb tõepoolest neid apokrüüfe,
mida on väga palju, aga need ei ole mingid salajased raamatud selles mõttes, et need on tõlgitud kõikidesse suurtesse keeltesse ja kõikides suurtes maailma raamatukogudes on täiesti vabalt kättesaadavad. Tallinnas ka muide näiteks Usuteaduse Instituudis on väga korralikud kogumikud inglise- ja saksakeelseid apokrüüfide tõlkeid, et igaüks, kes et keeli loeb, võib lihtsalt rahulikult laenutada ja lugeda. Kes tahaks, tegelikult on see kõik kättesaadav, et see on nagu absoluutselt, et mingit varjamist ei ole ja pole kunagi olnud ka. Aga kuidas see piibli kaanon ikkagi kujunes, et kes nagu langetas selle otsuse, et vot me nüüd paneme sinna Uude Testamenti need 27 ja Vanasse Testamenti 39 ja siis need teised nii-öelda jätame välja, et millal see piibli kaanon üldse kujunes sellisel moel, nagu ta meil kaante vahel on? No see toimus väga pika aja jooksul, et tuleb eraldi teha vahet Vana Testamendi kujunemise ja Uue Testamendi kujunemise vahel. Ja Vana Testamendi kujunemise alguspunkti tegelikult on isegi väga raske öelda, aga ütleme niimoodi, et lõplikult sellise kuju, nagu ta meil praegu on, ja meie Vana Testament on ju kattuv täiesti sellega, mis on juutidel, see on niinimetatud Heebrea piibel, ikkagi kusagil seal meie ajaarvamise esimesel sajandil oli see ikkagi juba niimoodi välja kujunenud. Uue Testamendi kujunemine järgneb ajaliselt sellele, aga ta toimus oluliselt lühem aja jooksul kui Vana Testamendi kujunemine. Ja võib öelda niimoodi, et tegelikult need raamatud, mida siis sinna Uude Testamenti võeti või mida peeti pühadeks raamatuteks, kristlikest raamatutest, mida loeti jumalateenistustel ette, need kujunesid välja tegelikult nii-öelda loomuliku autoriteedi mõjul, et ei olnud mitte niimoodi, et mingi kogu tuli kokku, otsustas ära, et nii, nüüd on need raamatud ainult, et kui me vaatame näiteks erinevatel kirikuisadel loetelusid, mis kuulub Uude Testamenti, nad on mõne raamatu võrra niimoodi varieeruvad, isegi kui me vaatame üpris ajaliselt lähedal elanud autoreid. Aga mis on nagu tähelepanuväärne on see, et ikkagi kuskil seal umbes aastal 200 on suurema osa raamatute suhtes hämmastavalt suur üksmeel kirikus. On üksikuid raamatud, mille vaieldakse, on üksikuid raamatud, mille kohta mõni kirikuisa ütleb, et ei, et seda raamatut ei saa Uude Testamenti võtta, et see on ketserlik raamat, aga enamiku raamatute puhul on küllaltki suur üksmeel. Nii et umbes aasta 200 seal kandis see umbes nagu enam-vähem see meie tänane piibel on nagu põhijoontes küll ja ütleme niimoodi, et viimased vaidlused veel toimusid siis seal kusagil 4. sajandil üksikute raamatute üle üksikutes Rooma riigi osades, oli näiteks neid, kes ilmutusraamatut ei tahtnud võtta Uude Testamenti, üksikute apostlite kirjade üle vaieli, Pauluse kirjade üle mitte, aga näiteks seal katoolsete kirjade üle. Ja ütleme niimoodi, et nii-öelda lõplikult siis see asi otsustati 4. sajandil, aga ekslik on see arusaam, et Nikaia kiriku kogu 325. aastal olevat siis otsustanud ära, et millised raamatud kuuluvad Uude Testamenti, millised mitte, ehk siis teiste sõnadega sellel ajal, kui see kirikukogu toimus, olid põhimõtteliselt juba need vaidlused peetud ja üksmeel oli juba olemas, et ta nii-öelda kinnitas tagantjärgi lihtsalt seda, mis oli juba. Ja. Nii et selles mõttes see on nagu loomulik protsess olnud, et see ei ole mingi selline, nagu mõnikord olen kuulnud selliseid äärmuslikke väljaütlemised ka, et kus näed sekkusid inimesed ja keerasid inimesed, panid selle kõik paika, et tegelikult Jumala tahe on hoopis midagi muud, et tegelikult ei olnud seal midagi vägivaldset, vaid see oligi selline kogemuste ja siis tunnetuse pealt ikkagi tekkiv nagu arusaam, kui nii võiks nagu öelda ja kuidagi iseenesest see kokkuleppe lõpuks nagu tekkis, et see nüüd täpselt nii on. Aga mida muidugi peab teadma on see, et erinevate kristlike kirikute kaanon ei ole päris kattuv. Et meil on, eks ole, 66 raamatust koosnev kaanon luterlikus kirikus, kus on siis kõigepealt 39 Heebrea piiblisse kuuluvat raamatut, mis on kattuvad nendega, mida juudid peavad oma pühadeks raamatuteks, ja siis on 27 raamatust koosnev Uus Testament. Nii. Aga kui me nüüd näiteks läheme vaatame õigeusu kirikut või erinevaid idakirikuid või Rooma katoliku kirikut, siis nende piibel on suurem ja suurem on ta seetõttu, et neil on seal Vana Testamendi apokrüüfid ühtlasi kanoonilised. Nad on ikkagi sama kaaluga nagu Jesaja raamat või Jeremia raamat ja neid loetakse jumalateenistustel, kasutatakse kateheesis, kirjutatakse kommentaare neile. No meil on nad osades piibli tõlgetes olemas, Luteri seletusega, et need ei ole mitte Jumala sõna, aga neid on ka hea ja kasulik lugeda ja nad on paigutatud siis eraldi teistest Vana Testamendi raamatutest.
ja jah, osades piiblites on see, et ta on nagu seal, mõnel on kas lõppu pandud või siis on isegi keskel Uue Testamendi, Vana Testamendi vahele nii-öelda paigutatud, et jah. Ja siis on mõned väga vanad kirikud, kus ka üksikute raamatute osas on kaanon erinevad. Üks näiteks, mida ma nimetama peaksin, on Abessiinia kirik Etioopias. Seal on Uus Testament natuke mahukam, seal kuuluvad ka Kleemensi kirjad, mis on meil apostlike isade nime all tuntud väljaspool Uut Testamenti, kuuluvad Uude Testamenti ja Vanasse Testamenti kuulub seal üks siuke teos, mis ei ole minu teada tänapäeval üheski teises kirikus kanooniline ja see on Abessiinia või Etioopia Eenoki raamat. Sulle. Jah, mõtled küll, et tead piiblist päris palju, aga see oli mulle küll praegu selline aga see on erand. teave. See kirik on üldse väga omanäoline, kas või näiteks see, et seal praktiseeritakse ristimise kõrval kuni tänaseni ümberlõikamist, poistlaste ümberlõikamist. Ja veel mitmed muud vanad juudi kombed on seal säilinud, nii et ta väga omapärane selles mõttes, et see kajastub ka selles kaanonis, mis on erinev nii katoliiklastest kui meist. Okei, tuleme selle Jumala sõna juurde nüüd tagasi, et nüüd meil on piibliraamat käes, et kas Jumal ainult piiblis ennast ilmutab või on mingeid teisi variante ka, et kas Jumala sõna on ainult see koht, kus me tahame öelda, et ta ilmutab? Kindlasti ta ilmutab ennast ainult piiblis, kindlasti ta ilmutab ennast ka oma loodus, mida meie looduseks tänapäeval nimetame. Kindlasti ta ilmutab ennast kiriku pärimuses, mis seda piiblit siis tõlgendab. Ja kindlasti ta ilmutab ennast ka näiteks sakramentides, palves. Nii et selles mõttes siis me ei saa nagu seda ilmutust nii kitsalt piibliga piiritleda. Aga oluline on see, et kõigi nende asjadega, mida ma nimetasin, on tegelikult seotud piibel. Sakramendid põhinevad teatud piiblitekstidel, nende läbiviimisel loetakse teatud piiblitekste. Jumala teenistuses, eks ole, me kasutame piiblitekste. Kiriku pärimuses tõlgendatakse piiblitekste, nii et see piibel tuleb ikkagi kõikidesse nendesse asjadesse sisse. Et ta ikkagi pigem nagu seletab ka, kas me räägime loomisloost, eks ole, et siis Jumal ilmutab ennast loodus, aga me seda loomislugu, eks ole, saame lugeda jällegi piiblist, eks ole. Et ta on laiem ilmutus kui piibel, aga samas on piibel see, mille kaudu nagu see ilmutus meieni jõuab, üks selline kanal. Mitte ainus, aga ilmselt üks olulisemaid. Ja see ilmselt ma väga palju ei eksi ka siis, kui ma ütlen lihtsalt välja selle, et me võime seda loodut ja kõik enda ümber näha, aga me selgituse leiame piiblist, et kuidas Jumal siis seda meie jaoks nagu väljendab, eks ole, et kui me näiteks muidu ehk ei taipa. Ja täpselt, me ei mõistaks loodust looduna, kui me piiblit ei tuuks. Just. Alles hiljuti lugesin ühte artikli, mitte ei lugenud artiklit, või nägin ühte pealkirja, kus inimene oli jõudnud selle tunnetuseni, et ta Jumalat ikkagi ei usu, et kuigi ta on lapsest peale seda uskunud, aga nüüd ta enam ei usu, siis ma jäin korraks nagu mõtlema selle peale, et ilmselt on seal kuskil mingi selline nagu vajaka jäämine, et võib-olla on keskendutudki nagu liialt kas siis, ma ei tea, kas piiblisse või teiselt poolt nagu väljapoole piiblit, et minu arusaamist mööda küll, Jumal on tajutav ja tunnetatav palju rohkem kui ainult selle läbi, et ta mulle iga hommikul nii-öelda piltkuldes pai ei tee või ma tal füüsiliselt ei saa käest kinni võtta, et teda on võimalik tunda ja tajuda nagu väga paljudes asjades, aga ma ei tea, kas siis see oli see põhjus, miks see inimene siis ütles, et Jumalat ei tunne, et ei tundnud füüsiliselt. Ma ei ole seda artiklit lugenud, ma ei oska öelda, aga üks asi on see, mida tuleb rõhutada, et piibel ei ole ka mingi asi oma, et ta on ikkagi seotud jumalateenistuse kirikuga ja selleks, et ikkagi teda mõista, on oluline osaleda koguduse elus, on oluline saada jutlustest osa. Nii et tal on ikkagi oma selline kindel koht laiemas kontekstis, milleks on siis kirik. See väga huvitav mõte oli, kuidas kodus näiteks, mul ei ole kirikut vaja, ma võtan piibli, hakkan lugema, et kas see siis on nüüd vale tegu või? Selles mõttes, et kui inimesel ei ole ikka keelteadmisi piiblist, ta võtab piibli kätte, reeglina on ta selle suhteliselt varsti jättud pooleli, on üksikuid selliseid visasid, kes on suutnud lõpuni lugeda ja seal tuleb ette juba väga varakult hästi palju selliseid asju, mis tunduvad mõistetamatu, tekitavad võõristust ja ma tean, et väga paljud piibli lugemised ongi selle taha jäänud niimoodi toppama, et on tulnud nii-öelda sein ette, kust enam üle ei saa. Ja see on just seetõttu, et on püütud nii-öelda ise aru saada, kuulamata
otsimata jutlusi, piiblitunde või otsimata ka näiteks kirjandust sinna juurde, on ju väga head piibli kommentaarid olemas, kes ikkagi loeb mingeid muid keeli peale oma emakeele, saab lugeda häid piibli kommentaare, mida tänapäeval on saada, on ka interneti vahendusel väga palju videoloenguid on näiteks YouTube'is liikvel täiesti arvestatavaid piiblist erinevates keeltes. Meie siin produtseerime eestikeelset ja selle järgi on kindlasti vajadus. Nii et see tulemus võib tegelikult isegi lausa vastupidiseks osutuda, et inimene ei jõua mitte piibli kaudu Jumalani, vaid inimene jõuab selleni, et ta ei taha mitte midagi teada Jumalast ega ristiusust. No mina tean mitmeid selliseid inimesi, kes on Vana Testamenti lugedes näiteks ühel hetkel öelnud, et nii, see Vana Testamendi Jumal on ikkagi niivõrd kuri ja ebameeldiv tegelane, et no kui te niisugust Jumalat usute ja kuulutate, siis mina ei taha tast küll midagi teada. Mul tuleb kohe Iisaki ohverdamise lugu on alati see, mis tekitab inimestes sellise tunde. No aga Jefta tütar ja neid lugusid leiab ju väga palju. Jah, muidugi, aga ma ütlen see esimene, mis mul kohe Kaananimaa vallutamine, eks ole, kus seal tehakse korralduseks, et terved rahvad tuleb maha tappa ja nii edasi. Ja ei, selles mõttes sealt võib ikka väga õudseid asju tõesti välja lugeda ja inimestes seal hoiakut, kuidas see Jumal ikka nii kuri ja julm saab olla, nagu on toodud, eks ole, teda nagu välja. Ja et see on täitsa tõsi. Nii et selles mõttes, et piiblit lugeda me ei saa päris niimoodi, et ma võtan nagu raamatu ja loen ja siis ammutan endale seda kõike nagu, et täpselt nii on olnud, täpselt nii peab olema, täpselt nii on Jumal oma loomult selline olnud, aga kuidas siis nagu peaks siis piiblit lugema sõna-sõnalt, ma saan aru, et ei tohi teda niimoodi võtta, No on asju, mida tuleb võtta sõna-sõnalt ja on asju, mida kindlasti ei tohi võtta sõna-sõnalt, et eks ole, me kindlasti peame sõna-sõnalt võtma seda, et selline inimene nagu Jeesus elas maa peal, eks ole, noh, selles ei kahtle ka tegelikult ju enamik ajaloolasi, aga kui Jeesus ütleb, eks ole, et olge arukad nagu maad ja vagurad nagu tuvid, et siis me ei pea sellest ju järeldama seda, et me peaksime kuidagi, noh, ma ei tea, sarnanema nendega maksimaalselt, nagu Lewis ütleb oma raamatus Lihtsalt Kristus, et noh, mõni teeb võib-olla järeldusega sellest, et kui me peame olema nagu tuvid, siis me peame ka munema, nii et noh, nii me jõuame rappa. Me peame lihtsalt arvestama seda, et piiblis kasutatakse hästi palju sümbolite ja pildikeelt, nii Vanas kui Uues Testamendis, ja kui me neid sümboleid ja pilte ei mõista ja võtame need sõna-sõnalt, siis me ei taipa ka tegelikult, mis oluline sõnum on, mida meile tahetakse öelda. Jeesuse tähendamissõnad, klassikaline näide, eks ole, keegi ei arva, et need on tegelikkuses aset leidnud lood, mida ta räägib, võivad olla inspireeritud ju mingisugustest ka tegelikest sündmustest, aga noh, nad on ikkagi lood, millel on sümboolne või piltlik tähendus ja mis ikkagi püüavad mingisuguseid nendest lugudest suuremaid tõdesid edasi anda. Ja sellest on oluline aru saada. Ja noh, tegelikult sama käib ju ka prohvetitekstide kohta, poeesiatekste on väga palju Vanas Testamendis, psalmid näiteks, eks ole, kus noh, kasutatakse puhtalt luulekeelt, et kui me nüüd sõna-sõnalt seda hakkame võtma, siis noh, asi ju läheb täiesti absurdseks. Jah, ja kui me räägime ülemlaulust, siis me võiks ütelda, et tegemist on lausa erootilise kirjandusega. Just nimelt. Tänapäeva mõistetes, eks ole, kus ikka võrreldakse naise rindu ja kõiki selliseid asju, nii et see on selles mõttes. Ma mäletan, ma olen kunagi ühel laulatusel lugenud seda ja üks inimene pärast tuli ütlema, et kas see tõesti on piiblist kirjas? Et on küll, täiesti lugesin piiblist seda kohta ette, et kuidas need rinnad on otse kui kaks kaselli kaksikut ja nii edasi. Et on selles mõttes nagu põnev. Aga ma tuleks veel kord ikkagi selle lugemise juurde tagasi, või kuidas seda lugeda, et noh, näiteks nüüd need lood, mis seal on, noh, näiteks loomise lugu, eks ole, et kas nüüd loomise lugu, et kui ma hakkan peale seda lugema, et kas see nüüd oli täpselt nii, nagu seal nagu kirjas on, et vot, nii oligi 6 päeva, täpselt järjekord niimoodi paigas, eks ole, ja nii edasi. Et kuidas selle loomislooga näiteks, et kuidas ma sellest aru peaksin siis saama, kui ma hakkan piibli algusest lugema, eks ole? No võib arvata niimoodi, et kunagi oli aeg, kus inimesed võtsid seda sõna-sõnalt ja kus see oli nii-öelda teaduslik maailma seletus, noh, või ütleme see, mis tänapäeval on teaduslik maailma seletus, aga me peame lihtsalt arvestama seda, et ka arusaamine piiblist on aja jooksul muutunud. Ja juba tegelikult vana ajal hakatakse tõlgendama väga paljusid loomislugude
motiive sümbolitena, mida ei pea sõna-sõnalt võtma. Ja selle tulemuseks on see, et tänapäeval on suured kirikud jõudnud välja selleni, et näiteks astronoomilisi teooriaid universumi tekkimisest ja loomislugusid ei vastandata enam teineteisele või nähta neis vastuolu, kuna loomislugusid ei käsitleta tehnilise kirjeldusena, kuidas täpselt maailm tekkis, vaid nähakse eeskätt siis selle tõsiasja edasiandjana, et Jumal on kõige looja. Ehk siis tegelikult mitte küsimusele, kuidas tekkis, vaid küsimus on, miks tekkis pigem. Jah, ka nii võib küsida ja kuidas me üldse seda maailma peame mõistma, et see, et maailm on loodu, see ei ole lihtsalt mingisuguse sellise tõsiasja sedastamine, nii nagu ütleme, on suur pauk või mingisugused astronoomilised teooriad universumi alguse kohta, vaid see on usutunnistus. Kui me ütleme, et me usume, et maailm on loodu, siis me tunnistame, et ka meie oleme loodud ja meil on isiklik side loojaga. Jah, mulle meenub filosoofiast üks selline mõttekäik ka, et kus toodigi see sama mõte tegelikult sellisel moel välja, et me ei peaks nagu suure paugugi puhul mitte küsima seda, et kuidas see täpselt toimus, vaid me peaksime esitama küsimuse, miks see üldse toimus. Ehk siis, et mis oli see liikuma panev jõud või nagu minul meeldib teinekord öelda, et küsimus on selles, kes süütenööri süütas, et see üldse juhtus, eks ole, et nagu ka teaduslikus mõttes ju ei saa iseenesest mitte midagi juhtuda, et igal juhtumul peab olema mingi põhjus, eks ole. Et kui nüüd sellest olematust kübemest järsku tekkis kõik see süsteem, kus me oleme, siis mis oli see tõukev jõud, eks ole? Või kes oli see tõukev jõud? Ja teoloogiliselt väljendatuna see, et Jumal loob maailma ei milleski, tähendab ju seda sama. Et kattuv on siis see, et maailmal on algus mõlemal juhul. Aga nüüd on lihtsalt küsimus selles, et kuidas me seda algust mõistame, kas me näeme selle alguse taga kedagi või midagi, mis on maailmast palju suurem, mis mõjutab ka meie elu siin ja praegu, või usume, et see oli lihtsalt teatud selliste seaduspärasuste kokkulangemise tulemus ja meil ei pea mingisugust isiklikku sidet nende seaduspärasustega olema peale selle, et me võtame nad teadmiseks lihtsalt. Arvatakse, et sellised tingimused olid ja tänu sellele maailm tekkis, aga kui me loomist usume, siis me tunnistame seda, et meil on mingi isiklik side selle maailmaga ja selle loojaga, kes seal taga on. Ma olen isegi leerilastele teinekord seda toonud, et kirik ei vastandu tänasel päeval evolutsiooniteooriale, lihtsalt on teatud küsimused, mille puhul me oleme erimeelt, kas selle sama loomisest tulenevalt, et kas inimene on arenenud või ta on loodud, eks ole. Et see on nagu see koht, mille puhul me võiksime nagu vaielda, aga Pekingi lossi koera, ma arvan, et Jumal ei ole otseselt loonud, et seal on ikka inimese käsi mängus, et ta loom on aretatud selliseks, nagu ta on, olgu ta siis mis iganes loom või taim või lill, eks ole. Seda arengut on ka teoloogias ju käsitletud ja seda on näiteks seletatud jätkuva loomisena. Loomine pole midagi, mis on lõppenud, vaid ta jätkub, aga oluline on lihtsalt see teadmine, et see loomine ei toimu iseeneslikult, et maailmal on looja, kellest ta sõltub kuni tänaseni ja kellest meie sõltume. Absoluutselt. Hästi huvitav on selle maailma, selle kuuepäevase jällegi ma arvan, üks paar aastat tagasi ma lugesin ka kuskilt jälle mingit kommentaari, kus keegi ütles seda, et need kristlased, kes ei usu, et Jumal lõi maailma 6 päevaga, ei tunnista piibli autoriteeti, et kuna piiblis on kirjas 6 päevaga, siis mulle meenus, ma mäletan sellel hetkel, kas Augustinus on äkki öelnud midagi taolist, et sellest ei tohi kinni hoida, sellepärast, et päikene loodi 4. päeval, ehk siis, et tegelikult see öö-päeva suhe, mida meie sageli mõistame päeval, on tegelikult Jumala loomeprotsessis märksa hiljem kui see, millest asi alguse sai. Ja selle piibli autoriteediga seoses nüüd tuleb ka välja see asi, kuidas ütleme siis erinevad kristlikud kogukonnad erinevad selle mõistmises. Et tõepoolest on siis sellised kristlikke kirikuid ja kogudusi, kus nõutakse kõikide piiblitekstide sõna-sõnalt uskumist ja kus on ühesõnaga oluline see, et kõik see, mis piiblis puudutab loodust, ajaloo sündmusi ja muid selliseid asju,
et see on ka siis nii-öelda teaduslikus mõttes kindlasti tõde, selles ei tohi kahelda. Ja noh, muidugi need kristlased eitavad ka näiteks evolutsiooni, eitavad ka näiteks piibli ajaloolist kujunemist, millest me sinuga siin praegu räägime. Aga ütleme niimoodi, et sellised kristlased ülekaalus on siiski Ameerika Ühendriikides, et noh, me ikka loeme jälle, kuidas ühes või teises osariigis seal vaidlustati evolutsiooni õpetamine koolis ja nii edasi, mingid asjad, mis siin Eestis toimusid ka rohkem kui 100 aastat tagasi, nemad on ikka veel seal, aga ütleme siis niimoodi, et suured kirikud, nagu Rooma katoliku kirik ja anglikaani kirik ja luterlikud kirikud ja reformeeritud kirikud Euroopas ja ka mujal maailmas on selles mõttes hoopis teistsuguse arusaama piiblist endale kujundanud ja nimelt sellise, et piiblis on küll antud edasi Jumala tahe, on antud edasi Jumala olulised sõnumid inimestele, aga samas on piiblil ka oma selline, ütleme, inimlik või ajaloost, kultuurist tingitud külg, mida ei saa ignoreerida ja me ei pea, mis on põhiline, me ei pea piiblit võtma nii-öelda maistes asjades, mis puudutavad looduse üksikasju, ajaloo konkreetseid sündmusi. Me ei pea teda võtma mingisuguse sellise autoriteedina, mille tingimustele tuleb alluda. Teiste sõnadega, Vana Testamendi puhul kindlalt võib öelda, et kui me võtame näiteks arheoloogilised leiud, piiblivälised allikad ümberkaudsetelt rahvastelt Iisraeli ümber, siis see pilt, mis varasest Iisraeli ajaloost välja joonistub, kohati täiesti erineb sellest, mida Vana Testament kujutab. Aga see ei tähenda seda, et piibel oleks kuidagi vähem nüüd autoriteetne meie jaoks, eks. Absoluutselt, jaa. See autoriteet asub hoopis mujal. See ei asu mitte selles, et ta annab ühesõnaga kõige objektiivsemat infot kõikidest mõeldavatest maailma asjadest, vaid ta seisneb selles, et ta annab edasi selle Jumala tahte meie suhtes ja ütleme, need Jumala olulised sõnumid, mis kehtivad ka siin ja praegu, selles seisneb see autoriteet. See on hästi jällegi see hea küsimus kohe, mida ma küsin, sellest on aastaid tagasi minu käest üks leerilaps küsis seda, et kui oli küsimus käskude juures, kuigi ma üldse neid teemasid sellisel ma ei puudutanud, aga teda hästi vaevas nagu see või ütleme käskude puhul see, et äkki ikkagi nüüd nagu peaks nagu mõned uued raamatud kirjutama piiblile, et ilmutus on juba, kui me rääkisime aastast 200, et miks see Jumal rohkem nagu neid raamatuid ei ilmuta, et äkki nagu me oleme midagi kuskil maha maganud, äkki Jumal oleks juba ammu tahtnud ilmutada meile rohkem piiblile nagu ütleme uuele testamendile siis kaasaegne testament juurde või mis iganes. Aga on ju selliseid uusi kirikuid ja kogudusi, kes väidavad, et neil ongi see kõige uuem testament, mõtleme mormoonide peale näiteks, kelle meelest mormooni raamat on palju täielikum ilmutus kui Uus testament. Ja ilmselt neid, kes ei suuda leppida sellega, et kõik oluline meie usu jaoks on piiblis öeldud, on ikka jälle, neid tuleb juurde, aga oluline on lihtsalt see, et me ei pea selleks, et nii-öelda sellest jätkuvast ilmutusest osa saada, kindlasti mingeid uusi raamatuid saama endale piiblisse, vaid oluline on see, et me teadvustaksime seda, et ka meie arusaam teatud piiblitekstidest võib muutuda aja jooksul, ongi muutunud. Ja selles mõttes, mis on oluline, on see, et seda piiblit pidevalt ikkagi seletataks ja tõlgendataks ja selge on see, et teda tuleb tõlgendada nii, et oleks kaasa inimestele aru saada. Iga ajast on püüdnud seda niimoodi tõlgendada, olgu antiikaeg või keskaeg, tulevad mingid uued probleemid, mida, eks ole, inimesed üldse ei osanud ettegi näha ja me ei saa ju öelda, et need ei tähenda mitte midagi, et kui need on inimestele probleemid, nagu tuleb arvestada, aga siis tuleb leida ikkagi mingi seos ka selle piibli sõnumiga ja seda on võimalik leida. Mulle meenub jah, et kunagi üks inimene ütles seda, et tegelikult Jumala ilmutus ei ole lõppenud sellega, kui piiblile nii-öelda piltlikult siis viimane kirja kohale punkt pandi, et siis see aamen ära öeldi, et tegelikult see ilmutus kestab nagu edasi ja see ilmutus väljendubki just nimelt sageli sellest, kuidas meil on taiplikkust, oskust mõista ja mõtestada seda, kuidas see pühakiri nagu tegelikult uutes oludes, situatsioonides tegelikult meie jaoks nagu avaneb, et sellepärast võib öelda, et Jumala ilmutus piibli kaudu on tegelikult jätkuv protsess, et ta ei ole lõppenud, kui ilmutuse raamatule pandi aamen lõppu, eks ole. No nii, me oleme, arvan, et esimese sellise sissejuhatava rännaku ära teinud, et läheme siit järgmine kord edasi. Aitäh!